Selles videos tuletan sulle meelde oksiidide nimetamist ja nende valemite koostamist. Esimeses tulbas olen ette kirjutanud vasakpoolses tulbas siis valemid ja nende järgi on vaja nimetused anda. Ja paremal pool on siis nimetused ja nende järgi on vaja ise sul valemid koostada. Hakkame siis otsast vaatama. Kõigepealt, kui tegemist on oksiidiga, siis vaatad kõigepealt, kas tegemist on metalli või mittemetalliga. Selleks on hea, kui sul on olemas silma ees perioodilisuustabel. Raud on metall ja kui tegemist on metalliga, siis vaatad, kas on A või B rühmas. Raud on B-rühma metall, järelikult on talle sulgudesse vaja oksüdatsiooniastet, mida mina lühendan suur O ja suur A. Selleks, et ma saaksin raua oksüdatsiooniastme teada, selle jaoks pean ma panema peale kõigepealt hapnikule oksüdatsiooniastme -2, mida sa tead peast. Kes teeb risti, siis see -2 ja 2 tulevad siia risti ja O all olev indeks 3 läheb raua peale. Kes teeb pikalt, siis ülevalt alla tulles ma korrutan, -2 korda 3 tuleb -6, kokku on laeng 0. Järelikult raua all peab olema +6, et see tehe võrduks kokku 0-ga. Ja kui ma lähen alt üles, siis ma jagan. 6 jagan 2-ga, saan siia raua peale 3. Ja nüüd B-rühma metallil seda 3 ma peangi nimetuses kasutama. Ütlen nimetusse raud, sulgudesse see rooma number 3 ja lõppu oksiid. Järgmine alumiinium 2O3. Alumiinium on metall, A-rühma metall, sellel piisab metalli nimest ja lõppu oksiid. Alumiinium, oksiid. Järgmine B4O10. Fosfor on mittemetall. Siin on vaja kasutada eesliiteid. Eesliited saad üle vaadata oma keemiatöövihikust ja vihikust ka. 4 on tetra. Siis ütlen P-tähe nime ehk fosfor. 10 on deka ja lõpu oksiid. Järgmine on väävel. Väävel on samuti mittemetall ja siin on ka eesliiteid vaja. Väävli all ei ole midagi kirjas, see tähendab, et seal on 1. Järelikult seda eesliitena ütlema ei pea. Väävel ja 2 kohta ütleme di ja lõpu oksiid. Viiendas nüüd on ette antud nimetus. Vask 2 oksiid. Ta on kõigepealt vasetähise, CU ja et oleks oksiid kõrvale O tähe. Nüüd kui metallide puhul on sul sulgudes oksüdatsiooniaste antud, siis sa seda peadki kasutama. O tead peast -2. Kes paneb risti, siis saab aru, et indeksit ei tule. Kes teeb pikalt, siis väiksem ühiskord on 2. 2 jagan 2-ga tuleb indeksiks 1. 2 jagan 2-ga tuleb vase alla ka 1. Ühed võib jätta kirjutamata, kui sa saad aru juba, et need ühed seal on. Järgmises on meil ette antud eesliited. Lämmastik ja oksiid. Et oleks dilämmastik, läheb lämmastiku järele väike indeks 2 ja O järele 3, et oleks trioksiid. 7. naatriumoksiid. Kirjutan kõrvuti naatrium ja O. O peale läheb -2 ja kui metalli oksiidi valemit ise koostad, siis alati pead peale panema oksüdatsiooniastme. Selle vaatad tabelist, see on +1. Kes paneb risti, siis näeb, et siia tuleb naatriumi alla 2. Kes teeb kaarekesega, siis see kaareka nüüd jääb paha koha peale, aga kaareka sisse tuleb 2. 2 jagan 2-ga tuleb O alla indeks 1. 2 jagan 1-ga tuleb naatriumi alla indeks 2. Ja siit ülesandest viimane. Koobalti tähis on C ja O, et oleks oksiid kõrvale O täht. O peale -2 ja nüüd, kuna sulgudes on ette antud +3, siis kirjutangi selle koobalti peale. Väiksem ühiskordne on neil 6. 6 jagan 2-ga tuleb O alla 3. 6 jagan 3-ga tuleb koobalti alla 2. Koobalt 2, O3.